Mida rohkem on Eestis tuuleparke, seda suurem on tõenäosus, et keegi neis vajab abi. Praegu on Eestis kokku ca 140 tuulikut, kuid neid hakkab lähiaastatel lisanduma. Sõltuvalt tuuliku tootjast ja tüübist on tuulikud nii seest kui väljast mõnevõrra erinevad. Ühe tuulepargi tuulikud on üldjuhul samasugused. Praegu oleme Enefit Greeni Aserjaru tuulepargis ja Win-Wind tuulikus. Peamised ohutegurid tuulikus viibides on kõrgus, elekter ning kitsad olud. Ilmastikunähtustest põhjustavad ohtu tuul ning äike. Käime detailsemalt üle riskifaktorid tuulikus. Elektrioht elektriseadmest, kukkumise oht ja kõrgelt kukkuvad esemed. Jäätükkide lendamine 0 kraadide korral. Puudulik ventilatsioon, ohtlikud kemikaalid parandustöödel, tuleoht seadmete rikkest või hooletusest, põlemisel tekkivad mürgised gaasid, staatiline elekter, lekked, näiteks jahutusvedeliku leke, libe pind lekke korral, liikuvatest mehhanismidest saadud vigastus, kitsas ruum. Tuulikus tuleb alati kasutada turvavarustust. Kanna tugevast kangast rõivaid, pikki käiseid ja pükse. Need kaitsevad kriimustuste eest. Spetsiaalne ronimiskiiver kaitseb sind, kuid välistab kuskile kinni jäädes lämbumisohu. Kinnita kiiver alati korralikult. Rakmed hoiavad sind libisemise või komistamise korral. Kinnita ka rakmed alati korralikult ja kontrolli kinnitused üle. Trossiga haaratsaid kasutad ronimiseks ja enda kinnitamiseks kohtades, kus on kukkumisoht. Redelist ronimiseks kasutatav rullik kinnitab vöö keskkohta rõnga külge. Tugevad allaga jalanõud toetavad jalga redelil. Kasuta ka pealampi, sest tuulikus on palju kohti, kus valgustus puudub. Kasuta kindaid, et kaitsta oma käsi. Hoia lähedal mobiiltelefon või sidevahend, et saaksid endast märku anda. Ka tuulikust väljaspool tuleb peas hoida kiivrit, eriti kui on jäätükkide kukkumise oht. Tuulikusse minnes pead olema valmis ronima enam kui 100 meetri kõrgusele. Veendu, et su tervislik seisund ja füüsiline vorm vastavad ülesandele. Tuulik koosneb massiivsele vundamendile toetuvast tornist, kondlist, rummust ja labadest. 3 pöörlevat laba kokku nimetatakse tuuliku rootoriks. Torni jalamil on tuuliku sissepääs. Torni sees kulgeb läbi mitme platvormi redel ja lift ning kõrgepingekaabel. Ohutusmärgistus on tuulikus igal tasandil. Pööra erilist tähelepanu elektriahumärgile. Igas tuulikus on ka omaniku kontaktnumber, tuuliku enda number ja asukoha täpsed koordinaadid. Lihtsamad esmaabivahendid on tuulikus all esimesel tasandil ning üleval kondlis. Tulekustutusvahendid paiknevad samuti nii all kui ka kondlis. Kondlis on ka ühekordne päästeseade erakorraliseks laskumiseks. 1 rulliku, rakmete ja haaratsite komplekt on tuulikus esimesel korrusel. Tuulikus toodetud energiateekond tuulikust välja algab kondlis asuvatest elektriseadmetest. Energia viiakse mööda kõrgepingekaableid kondlist alla. Kaabel asub täpselt tuuliku torni tsentris. Alla tulev kaabel ühendub kõrgepinge jaotusseadmesse. See võib olla ühendatud kas teiste tuulikute jaotusseadmete või tuulepargi alajaamaga. Tuulepargi alajaam on ühendatud juba põhivõrgu jaotusseadmetega. Kõrgepinge jaotusseadmete sisse- ja väljalülitamine on lubatud ainult tuulepargi omaniku nõusolekul. Tuulepargi elektriühendus saab välja lülitada igas eelnimetatud punktis, kuid siis jäävad toitjate kõik katkestuspunktile järgnevad elektriseadmed ja kasutada ei saa näiteks lifti ega tõsteseadmeid. Üldjuhul tehakse tuuliku hooldust ja remonti seisva tuulikuga. Spetsiaalsete eritööde puhul võib inimene olla ka töötava tuuliku kondlis, kuid seda väga lühiajaliselt. Ohu korral on võimalik tuuliku rootor seisma panna stopp-nupuga. Päästetöödel on oluline teada tuuliku sisse- ja väljapääse. Neid on 3. Põhisissepääs paikneb esimesel korrusel. Üleval kondlis asuvad allapoole suunatud teenindusluuk ning luuk kondli katusele pääsemiseks.
Tuuliku uks on üldjuhul lukus. Kui on oht inimelule ja ukse avamiseks võti puudub, siis on päästjatel lubatud tuuliku uks metalllõikuriga eemaldada. Lisaks sissepääsule on tuuliku esimesel korrusel luuk keldrisse pääsemiseks ning lift ja redel üles liikumiseks. Seadmetest on siin elektriseadmete kilp, juhtseadmed ning kõrgepinge jaotusseadmed. Neid on mõistlik mitte puutuda. Siin asub ka hädaabi stopp-nupp tuuliku kõikide seadmete seiskamiseks. Hädaabi nuppu vajutades lülitub tuulikus välja keskpinge 20 kV ning pinge alla jääb ainult jaotusseade. Lift võib olla nii all kui ka üleval või vaheplatvormidel. Eestis on ka tuulikuid, kus lifti üldse pole. Lifti võib tuulikus kasutada ainult väljaõppe saanud inimene. Vastasel korral on tõsine oht korruste vahele kinni jääda. Enne lifti kasutamist veendu, et keegi ei kasuta samal ajal redelit. Lifti mahub maksimaalselt 2 inimest, kes mõlemad peavad olema kinnitatud. Lifti saab saata üles või alla ka ilma reisijata, näiteks varustuse ülesviimiseks. Sellel tuulikul on 3 vaheplatvormi, kuid neid võib olla ka rohkem. Vaheplatvormidelt kontrollitakse tuuliku torni liideseid. Vaheplatvormi keskelt laskub läbi kõrgepinge kaabel. Seal asub ka tööstusvoolu sokkel, et vajadusel tagada elektritoide ja on ka tuuliku seiskamiseks hädaabi stopp-nupp. Vaheplatvormist läheb läbi ka redel ja lift. Lifti läbiviik on tõkestatud piirdega. Platvormi kandevõime on 200 kg ruutmeetri kohta. Kõige viimaselt platvormilt viib lühike redel edasi lengerdamistasandile. Lengerdamise ehk inglise keeles joo-tasand on koht, kus kondel ennast tuule suunda pöörab. Siin on mootorid, mis kondlit hammasvöö peal juhivad. Samuti on näha käigukast ja generaator. Sellel tasandil on suurim oht liikuvate osade vahele kinni jääda. Lengerdamistasandilt kondlisse ei vii redel, vaid kasutada tuleb ronimiseks seatud reelinguid. Jälgi, et sa ei haaraks kinni voolikutest ega toetuks seadmetele. Kondel on väljast vaadates suure risttahuka kujuline. Selles on tuuliku süda. Seadmetest on siin trafod, inverterid, mootorid, generaator ja käigukast. Kondli tasandil on elektrilöögi oht, aga ka mehaanilise vigastuse oht. Kondlist viib allapoole välja teenindusluuk, mille kaudu saab Delfriga liigutada varustust. Seadme kandevõime on 500 kg. Teenindusluugi avamisel peavad kõik kondlis viibijad olema kinnitatud. Delfriga inimesi tuulikust alla viia ei ole lubatud. Teenindusluugi kaudu saab kannatanu välja viia erivarustusega päästja. Erakorraliseks laskumiseks on tuulikus ühekordne päästeseade Milan. See tuleb kinnitada kollase poomi külge. Kondlist tuuliku ninasse ehk rummu pääsemiseks tuleb läbi kitsa käigu roomata ja mugavam on selleks rakmed ära võtta. Teatud tööde puhul, kus on kukkumisoht, tuleb pärast käigu läbimist rakmed tagasi panna. Rummus asuvad labade juhtimismootorid. Seal on suur elektrilöögi oht ning üldjuhul käivad seal vaid koolitatud inimesed. Pane tähele, et kannatanu võib olla ka tuuliku laba sees. Labadesse pääseb samuti rummu kaudu. Selleks peab laba olema horisontaalsesse asendisse fikseeritud. Laba sees on pime ja vajad seal liikumiseks pealampi. Kondli katusele viib redel ja luuk. Tuuliku katusel tuleb alati olla kinnitatult ja liikuda eriti ettevaatlikult. Katuse käigutee võib olla libe ja on suur oht alla kukkuda. Tuule kiirusega üle 7,5 meetri sekundis katusele minna ei tohi. Käimiste jäätumise või muu libeduse tõttu tuleks katusele minekut vältida. Kui selleks on tungiv vajadus, siis tuleb kasutada täiendavat ohutusvarustust enda kinnitamiseks, näiteks positsioonivööd. Tuulikus liikudes tuleb olla kinnitatud kas haaratsite või rullikuga. On vaid üksikud kohad, kus kinnitusi ruumi puudumise tõttu kasutada ei saa.
Kinnituskohad on tuulikus tähistatud kollasega. Ronida on kõige mugavam rullikuga, kuid selle saab redeli siini külge kinnitada ainult all esimesel tasandil või üleval viimasel platvormil. Rullik liigub redeli siini sees ronijaga kaasa. Kukkumise korral lukustub see automaatselt. Rullikuga allapoole liikudes on oluline kehaasend. Suru ennast rullikust eemale, siis liigub see vabalt sinuga koos. Pane tähele, et rullik kinnitatakse redeli siini sisse nool ülespoole. Platvormile või järgmistele tasanditele liikudes jääb rullik siini sisse. Kui rullikut kasutada ei saa, siis tuleb ronida haaratsitega. Need lukustatakse redeli külgedele pulkade liitekoha juurde. Kui vahepulk peaks murduma, siis kukub ronija vaid ühe pulga vahe, mitte täiesti alla. Kinnita haarats võimalikult kõrgele, et libisemise korral oleks kukkumine madalam. Üks haaratsitest peab olema alati lukustatud. Kui lift on peatunud platvormide vahel, siis on võimalik sellest läbi ronida. Samuti saab peatunud liftist ronida välja nii üles kui ka allapoole. Selle jaoks on lifti seinad lahti volditavad ning nii lifti põrandad kui katust saab ülespoole avada. Selline on lühikokkuvõte ohtudest ja ohutusnõuetest tuulikus. Igal juhul tuleb kasutada turvavarustust, kaitsta end kukkumise eest ja arvestada kitsaste olude ja kõrgusega seotud riske. Tuulikute omanikuna teeb Enefit Green omalt poolt kõik selle nimel, et riske tuulikus maandada ning ohuolukorras operatiivteenistustele võimalikult palju abiks olla.